No nii, sõbrad, jaanipäev, head jaani kõigile, kes te vaatate seda videot ja otsustasin need jaanid siis veeta, ma ei tea, äkki keegi oskab öelda, kus ma olen. Ma isegi ei hakka teile praegu ütlema, võib-olla keegi tunneb ära, et kindlasti kuskil video keskel te saate aru, kus ma asun. Nii et härrased, olen ühel väga kõval peol, mis toimub jaanipäeval ja siis otsustasin siin natukene taksotada. Vaatame, mis sellest saab. Tellimused juba tulevad sisse, nii et lähme nüüd klientidele järgi vaatame, mis meil siis õnnestub siin teenida. Let's go! See armas tädi lubas mul siin hotelli, et ära parkida ennast. Näed, juba siin midagi nõuab. Pikem ooteaeg, ajastud, pult, blablabla, ma ei tea absoluutselt, mis see tähendab. Võtame vastu, vahet ei ole praegu. Ei, ma ei vastanud. Okei, nagu näete, siis oli tellimus. Sõidan oma hinnaga. Sõidan ma siin oma hinnaga ja nii ongi. Kusjuures siin on Uber hästi tegus. Ma ei tea, miks. Aga päris head hinnad, päris head tellimused. Nii et siin kõik toimib. Mõne aja pärast ma kujutan ette, tuleb veel üks tellimus kohe siia samma pulti. Pikalt ei lähe, ma olen kindel selles. Aga jätkame siin tööd. Ilm on ilus, hetkel on mõnus, on ummikud, ma pärast näitan teile. Teeme seda salajaseid kokkuleppeid turvameestega, teed, mis on suletud, on minu jaoks avatud. Õhtul peab vaatama, et neile kohvi tooma sinna igaks juhuks, et teed jääksid minu jaoks ka avatuks. Aga jätkame, jah? Otepää, eks ole, seal see kuskil Pühajärve seal taga toimub. Meil siin ees on siuke luguna. Mis teha? Lähme niimoodi. Nii, mis nüüd? Lihtsalt lambist hakkas ringi keerama. Eks siin olegi keeruline see natukene. Eks me peame nüüd siin kuidagi vaikselt ära mahtumana. Vaatame, kas õnnestub. Ja, see keerab ka ringi. Mul on vaja Otepääle minna. Otepääle on siit mingi 2,5 kilti reis. Aga kui keeruline see kõik on, see näete, jah? Ma ei tea, mis kardab. Siin on ruumi kui mudana. Davai. Sa tahad sinna minna. No nii, siin on ka. No näe, vaata, mis tüübid teevad reis. Siin on hullu maja käimas. Ma ei tea, mis siin läheb kuskile peitu ära. Me läheme siit üles mäkke. Siin on veel okei. Siin on, me saame 2 autot saavad lahku minna. Näete siin parklas kogu meil toimub. Nii, aga me saime põhilise osa saime minema siit. Ja näitan teile seda järjekorda. See on veel tehtud niimoodi, et 2 osast lastakse sisse nüüd. Ja kui vastu tuleb, võt näiteks, näete, tuleb vastu. Tuleb vastu. Hetkel oli ruumi endist teed. Ja niimoodi vaikselt me siis liigumegi Otepääle. Haidi lollakad reis. Hääletavad ka veel. Ei tea. Kas takso on tõesti nii kallis siis praegu, et tuleb hääletada? Näe, vaadake, kus see rong järjekord liigub. Ja see on, ma isegi ei kahtle praegu, kui see on Otepääni välja. Näete, jah? Mäest üles sealt läheb. Ma ei tea, kas viitsite vaadata lõpuni või mitte.
päris mõnna järjekord. Ma siin ei julge kiirust ka juurde panna, siin võib vastassuunas tulla iga hetk, ma ise sõidan siin vastassuunas, et iga hetk võib siin vastu tulla auto. Ja Otepää on juba see, Otepää on käes. Nii et päris hull liiklus on see. Nii ära seda, ega töö käib. Ausalt, ma ei tea, mida teha. Ma ei tea, mis on ümber sõidul. Ma ei tea, mida teha, et netiühendus on nii pask igal pool, et ma ei teagi, mida siin teha. Tellimus tühistati ära praeguse seisuga. Kas ma olin õigele poole teele, ei olnud õigele poole, kurat seda aru saab. No, 3,6 kilti näitab. Kuhu see on? No. Kes see on? Andreas teisele poolele. Tere, siin on ikka väga pask on see kõik reis. No nii, väike paus tuli sisse, ma ei tea miks, aga mul internet kadus ära. Internet kadus ära ja kogu elu, kogu see missioon siin oli kõik ohus reisk, et aga mingi aja pärast tuli tagasi kõik ja nüüd oleme juba jälle. Sõidame mingi metsateed, teeme ühe katse, mul on Uberiga. Oli 9 kilti järgi minek. Vaatame, 9 kilti oli järgi minek, vaatame, mis see summa tuleb. Seal näitas 7, aga ma tahan katsetada, äkki siin on mingi lisa ikkagi tuleb. Kui see nii jääb, siis huima hakkan enam. No vabandust, et siin ma enam küll rohkem järgi ei tule. Kell läheneb 9 ja see kuradi ma järjekord siin ei muutu kiine. Täitsa perses on ikka see kõik siin. Täitsa uskumatu reis. Taksistid on siin kohal kõik. Ja ikka sinna mäkke ülesse välja reis. 2 reas reis. 3. tulevad veel reis. Mida te tulete siin 3. reas reis? Täitsa perses. 2 rida ja siis tekitasid 3. ka. Okei. No nii, mis ma oskan öelda, et nüüdseks on siis paus. Tundub, et kõik on peol ja hetkel keegi ei sõida, nii et võib ka siin jääda rahulikult passima. Ja siis ma arvan, et kuskil tund 1,5 siis läheb uuesti lahti. No, nii ärased, sõbrad, kell on 12:30 öösel. Ja peaks ütlema, et tegelikult oli päris pikk paus. Umbes 2 tundi, kus põhimõtteliselt ei tulnud ühtegi tellimust. Kõik olid kontserdil ja juba nautisid. Või tähendab, nautisid ikka veel pidu ja nüüd siis tulistas esimene Uber. Siuke mõttetu väike summa 4 millegagi eurot. Ja olen teel tagasi. Kõik siin praegu sõidud käivad umbes lühikesed otsad. 5 kilomeetri raadiuses on mul siiamaani kõik tellimused olnud. Vaata, mis edasi saab. Kahju, et Uberis ei saa endale sättida mingit hinda. Oleks tahtnud küll mingit hinda sättida endale ja sellega sõita, aga kahjuks Uber ei võimalda, Uber ei luba. Boltis on mul maksimum hind. Võib-olla on ka viga, sest ma näen, et teised sõidavad, aga mina ei taha sõita Bolti hinnaga siin, ma tahan sõita oma hinnaga läbi Bolti äppi. Vaatame, kas mul on paar tellimust tulnud juba oma hinnaga, vaatame, kas see ka jätkub nüüd. No nii, härrased, sõbrad, Tartus olen. Jõudsin Tartusse, tulid inimesed liigi, ütlesid Tartusse viitsin visata 50 eest. Ma ei tea, kas on hea hind, ei ole hea hind.
aga 50 eest viisin Tartusse ära, siin 40 kilomeetrit näitas. Ja nüüd mõtlesin, kas siin jätkata siin Tartus või liikuda tagasi. Ja siis kuna ma otsustasin, kuna ma teen videot ainult praegu seisuga Otepääs, siis vahet ei ole, ma olen Otepääle tagasi. Nii et võtsin suuna praegu Otepääle 50 taskus ja nüüd vist peaks hakkama seal lõppema, nii et ma peaks isegi jõudma mingi enam-vähem magusel ajal. Vaatame, kas see ka vastab tõele. Tea, kas jääb peale sinna, aga numbrimärk on päris huvitav. 023 Kri. Kes tahab, võib mulle kinkida suhse numbri. Või sarnase Kri lõpuga. Oleks väga ägene. Nii, sõbrad, kell on 3:30. Ma isegi ei tea, millal siin viimati midagi vajutasin või millal ma viimase video tegin, aga jah, 3:30. Ütleme niimoodi, et kella 12 läks päris põnevaks siin. Mina jõudsin loomulikult hiljem siia ja siin on kordaja. Ma sõitsin küll oma hinnaga. Mul ei olnud kellegi käest küsida, aga ma ei tea, kas kui ma oma hinnaga sõidan, kas siis ka on kordaja. Aga päris mõnusad olid umbes niimoodi, et 3 kilomeetrit 9 eurot. Vot ei oska öelda. Aga tänaseks on pidu läbi. Tundub, et pidu on läbi ka taksonduses. Seega. Praeguseks video lõpeb. Koju ma ei lähe. Tõenäoliselt ma olen homme ka siin. Vaatame, mis homme toob. Nii et mina nüüd lähen otsin mõnusa koha, kus magama jääda. Ja mõnus koht, kus magama jääda ja kohtume teiega homme. Nii lihtne see ongi. Teie jaoks hetk, minu jaoks üks magus uni. Hommikust. Kell on 10 hommikul. Ma isegi magasin. Kuigi siin on ütleme niimoodi, et partisaani olud on siin, aga sai magada. Sai magatud. Mis ma läksin kell 4, läksin magama 6 tundi. No minu jaoks on see standard. Ma juba vaatasin, telefon lõugab, proovisin Uberit, et tellimused tulevad vaikselt. Vaatame kohe, kas kohe midagi ka plahvatab. Et teile näidata, et ma ei valeta. Aga ega ma niimoodi sõitma ei saa minna. Sõitma ei saa niimoodi minna, et peab enne asjad kokku panema ja siis kohvi võtma, midagi süüa hommikul ja siis võib vaadata, kas jätkub. Jah, natukene sättima nüüd ennast. Oot, sükses kohas. Ööbil. Ma isegi ei tea, mis koht see on. Hästi vaikne. Kurat, siin tuleb kõik nüüd sättima hakata, kõik asjad tagasi. Siin ära pakkima. Aga ei, ausalt. Täitsa okei oli. Täitsa normaalne oli, see magatud natukene ja nüüd peab ennast kokku võtma, linna peale minema, kohvi võtma ja siis edasi vaatama. No nii, sõbrad, et töö käib. Muidugi ei ole nii aktiivne kui loodaks, aga siiski mingil määral midagi natukene viskab, et
praegu ootab meil see Pühajärvel üks klient ja seekord Boltiga lähme järgi. Mul on määratud oma hind Boltis, nii et sõit tuleb lühike, kuna seal oli vist 4 eurot. Aga mida peab mainima on see, et kuna siin, mul on automaatne vastuvõtt, kuna siin kuradi tüübid vist istuvad näpp peal kogu aeg, et nii kui tuleb tellimus, aga võib-olla neil on ka automaatne vastuvõtt. Ei õnnestu mitte ühtegi tellimust võtta muiduna. Nii et panin ka automaatse vastuvõtmise. Aga, mis ma pean ütlema, et tänaseks ööseks ma ei jää. Ma otsustasin, et ma ikkagi veedan Jaanid ikkagi oma perega, et sarres, kus jalgrattur siin paneb. Et veedan oma Jaanid ka perega ja nii kaua, kui pere tuleb rongiga siia Tartusse, ehk siis mitte kaugel Otepääst, siis nii kaua teen siin telle ja kui aeg läheneb, ega siis ma tõmban jõhad. Nii et kui video praegu lõpeb, siis järelikult rohkem ei tulnudki telle. Ma ütlen, et sa istete ka ju. No istu rooli taha, näed, sa saad rooli keevata, vaata. See on auto, kus kõiki karistatakse. Võimalik, et mõne trahvi ma olen siit saanud ka. Nii et päris huvitav asi, jah. Nagu ma aru saan, siis meil on püha täna ja siis on väike näitus käib siin. Militarnäitus, et ajad on ärevad, nii et näitame teile ka, mis siis siin kõike näha saab. Olen pistnud kohe enda pead poole. Tervist! Mis autoga tegemist on? Tegemist on Eestis toodetud soomusautoga. Soomusautoga, see on jalaväeveoks või? Jah, ütleme, ta on rohkem võib-olla ikkagi selline jõukaitsevärk. Ta ei ole lahingumasin. Ta ei ole lahingu, jah. Saatauto, 6 inimest taga, 2 ees, sertifitseeritud. Ikkagi militari oma, mitte ma ei tea, VIP, mingit staari sõidutada. Ühesõnaga ja killu ja käsilüü relvade vastu sertifitseeritud. Kui rahulikult istuda 7 tonni on asi kaalu peal. Okei, see on kaalub 7 tonni või? Jah. Seal on AK-47 lähilask. See on nagu katsekorras oli või päris tabamas? Katsekorras, jah. Katsekorras, okei. Päris huvitav. Demonstratsioon esinemine, jah. Okei. Ja see on nüüd puhas Eesti toodang selles mõttes? Jah, see on puhas Eesti toodang. Talle käib juurde igasugu vidinaid. Teine auto on selline nii-öelda rohkem nagu politsei oma, kus on redelid värgid, et võimalik sõita kohe tagurvidi vastu maja. Okei, nagu rammida maju asja, jah, aru saada. Näinud Ameerika filmides. Eestis ei ole veel näinud sellist asja. Siit saab lasta ja... Laskavad siis. Sees poolt. Loogiline ka. Selge, suured tänud. Võrralist on heli peale vanne, et päevaluine siin võib-olla teen kõvad häält, aga intervööritavad võib-olla pole harjum. Päris huvitav autoreis. Taksad sellega sõita, eks ole? Kohe võtad 6 inimest peale. Jaa. Masina minu jaoks on sundid tanja, lipu värvidega, rumbrimärgiga. See on taga istmeid.
paneme natukene tagasi, teeme Eesti toodangu paremaks. Muidugi see on huvitav, jah. Militaarsõidukid, kõik on teibi peal koos. Selline väike mõnus näitus. Sellise püo puhul, et seal ikka me läheme oma asju edasi ajama. Aga väga mõnusad tutvada. Nii et muidugi selleks ajaks, kui video välja tuleb, siis enam ei ole seda siin midagi. Aga muidu on väga mõnus asi, jah. No nii härrased, olen omadega Paide kandis. Olen omadega Paide kandis ja OTP Paide 100 €, sellest 90 mulle tegin ära selle otsa ja sellega ma siis lõpetan ka selle video. Sõbrad, head jaani ja tänud, et olite minuga. Tulemused nagu ikka olemas.